näed, tegin uued särgid, aga ikka ei ole hea. Et vaata nagu logo on ikka nagu liig madal. Päris siia lõua alla panema ma selle. Ja just, lõua alla peab panema. Ma ei saa rohkem zoomida, mul ei ole vaata, mul on see sisustamata kontor, mul on kõik see kolanurk on seal põrandal maas. Ühesõnaga siis seda logo näeb mõnes teises episoodis, siis kui on juba kapp ja kola enam ei paista. Proovime see ära teha. Tere taas Algorütmi lainele, oleme jõudnud meie 310. episoodini, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Veriff. Ehk siis meil on uus sponsor LHV, tekkinud listi suured tänud LHV-le. Ma loodan, et me saame õige pea teha ka LHV-ga veel mõne episoodi või siis midagi pisut teistsugust korraldada. Mul siin mingid mõtted on olnud. Et asjad, mida tahaks teha, milleni pole jõudnud, äkki siis LHV paneb õla alla ja aitab välja. Meie tänane teema aga on inspireeritud taas meie kuulajatest, et mõni aeg tagasi tõstatati siis meie Discordis üks selline küsimus, et kui tehtav on üldse töötada nõudlikumal IT-positsioonil, kus on kool, ületunnid, tähtajad, sellised tavalised asjad. Kui siis on kodus väikesed lapsed, väikesed on, et võivad suured ka olla, samad probleemid on, võib-olla isegi suuremad probleemid. Ja ma olin selle teemaga üsna jännis, sellepärast, et keda siis kutsuda nagu sellisesse episoodi nagu rääkima. Kui juhtumisi Bolt jagas siis LinkedInis postitust, kus tutvustas Siljat ja tema julgustavat sõnumit, et karjäär tehnoloogiasektoris on perekõrvalt kindlasti võimalik teha. Ja siis ma võtsin kohe sealt savast kinni ja kutsusin Silja meile siia episoodi, et siis lähemalt rääkida, kuidas see täpselt võimalik on ja kuidas tema seda teeb. Meil on külas Bolti analüütika arenduse juht. Peab see paika. Eesti keeli on alati keeruline neid väänata. Ja ma olen ise sellega hädas ja ma tunnistama, et ma unustasin harjutada oma ametinimetust. See on mul värske ka viimane paar kuud olnud ja ma ei ole sellest veel eesti keeles rääkinud mitte kellegagi. Andmeanalüütika arendus on see valdkond, ehk siis andmeanalüütika arenduse juht. Ja muuhulgas ka 4 lapse ema, Silja Märtla. Tere tulemast Algorütmi. Ole hea, tutvustage ennast siis meie kuulajatele ennast mõne lausega, et ma saan aru, et sa oled ka enne Bolti kõvasti toimetanud selles valdkonnas. Ja, tere kõigile. Vastab tõele, 4 lapse emana identifitseerin ennast muidugi ka, aga ma pean siiski tunnistama halva lapsevanemana. Ma tegelikult identifitseerin ennast natukene rohkem just nimelt läbi oma töö ja selle andmete ja numbrite armastuse. Aga jah, minu teekond analüütika valdkonnas sai alguse tegelikult Omnivast, kus oli siis minu esimene ametlik selline andmetega seotud töökoht. Aga see, kuidas ma sinna sattusin, oli ka selline natukene võib-olla juhuslik või kuidagi niimoodi juhtus, et tegelikult ma õppisin üldse ehitusgeodeesiat, siis ma tegin doktorantuuris, tegelesin mingil määral andmete töötlemisega, ise sellest suuremal määral aru saamata, et ma tegelen andmete töötlemisega. Ma sain aru, aga ma ei teadnud, et ma olen andmeanalüütikuks saanud. Ja siis lihtsalt, kui ma seal doktorantuuris lõpetasin, siis ma otsisin mingit kohta ja rolli omale elus ja siis üsna juhuslikult tegelikult leidsin selle analüütiku tööpakkumise Omnivas ja sealt nagu algas see teekond pihta, sest ma läksin sinna töövestlusele ja ma sain kohe aru, et see on nii äge valdkond ja seda ma tahakski teha. Ja siis ma nagu rändasin seal Omnivas, ütleme, läbi erinevate rollide, alustades sellistest võib-olla palju lihtsamatest analüüsi ülesannetest, konkreetsetest asjadest, üsna kiiresti jõudes sinna nagu BI, ärianalüütika maailma, nende tööriistade maailma, kuidas seda kõike nagu õigete tööriistade abil paremini teha, kui lihtsalt kõike Excelis tehes. Ja sealt juba siis see asi kasvas ja siis tuli tiimi juhtimine. Ja läbi just nimelt selle, et analüütika poolt, seda tehnilist poolt, et seda kõike sealt tuli,
siis mingi hetk ma sattusin rääkima Boltiga sellest, et kuidas nemad neid asju teevad. Ja siis mõnda aega hiljem leidsin ennast Boltis seda sama tööd tegemas, et just nimelt see andmeanalüütika arendus ehk siis kuidas me oma andmeid kasutame efektiivselt. Et me ei tee lõputul hulgal ühesuguseid andmepipeline, mis arvutavad ühtesid ja samu asju, aga annavad erinevaid tulemusi. Et kuidas seda nagu suuremas ettevõttes nagu jätkusuutlikult teha. Et see on see minu põhiline töö. Väga kihvt, ka see on nagu, see on väga huvitav teema, sellepärast ma ise puutun sellega väga sageli kokku erinevate riikidega rääkides. Et kõik tahavad nagu hirmsasti sellist andmete interoperability't tekitada, aga samas nagu andmed ei ole heas korras või kõik räägivad AI-st, eks ole, aga samas kust need andmed tulevad ja kuidas neid andmeid nagu up to date hoitakse. See nagu, meil on siin mingid andmed on olemas, aga mis need andmed nagu aasta pärast on, siis on juba AI mudel valmis. Et see on väga huvitav teema kindlasti. Ma just mõtlesin, et kas ennem kui me põhiteema juurde läheme, et küsiks huvi pärast, et mis on sinul nagu igapäevased töövahendid kõige tavalisemad, et mis sinul nagu sellised esmased? Lisaks Excelile. Lisaks Excelile. No ütleme niimoodi, et andmeanalüütika arenduse selline nagu lipulaev on DBT ehk Data Build Tool, mis on sisuliselt koht, kuhu igaüks saab panna üles SQL skripti ja siis see aitab sul sellest SQL skriptist luua reaalselt mingi tabeli, mis jookseb kuskil regulaarselt. Ja sellest tekib justkui nagu andmepipeline, et seal on nagu erinevaid tasemeid, et kuidas seda DBT-d kasutada saab, et kõige lihtsam tase on see, et ongi, et sa paned skripti ja kõik nagu juhtub iseenesest, aga siis võib-olla suuremates ettevõtetes on seal rohkem nagu sellist veel omakorda lisatööriistu juures, et Airflow võib-olla orkestreerib seal midagi. Ja siis on kõik ülejäänud sellised nagu andmeplatvormiga seotud tööriistad, et meil on nii-öelda modern data stack, ehk siis meil on nii struktureeritud kui struktureerimata andmete talletamise võimalus, aga selle peale omakorda tegelikult siiski suurem osa andmetest tegelikult on struktureeritud. Ja selle peale me siis oleme ehitanud sellise nagu andmelao laadse platvormi toote, kus siis kõik meie andmed kõigepealt ongi, tuuakse sisse, siis me transformeerime neid seal ja siis me teeme nad kättesaadavaks mingi tööriista kaudu, et kas see on siis selline nagu ühekordseks analüüsiks lihtsalt andmelao päring või siis on see selline BI tööriist, mis seal otsas meil on siis Looker, selleks põhiliseks tööriistaks, kus on siis tegelikult nii reporting, ehk siis nagu reaalselt kellelegi regulaarselt andmete näitamine, kuvamine, kui ka selline natuke nagu selline iseteeninduskeskkond andmete vaatamiseks. Et saab sirvida ja avastada midagi. Just täpselt, et sa saad sealt uurida, aga see ongi, oleneb nüüd jällegi see sisu hakkab nagu mängima, eks ole, et sa võid ju lihtsalt kõik oma toorandmed lihtsalt saata sinna BI tööriista ja jah, põhimõtteliselt oled sa nagu iseteeninduse võimaldanud, aga suure tõenäosusega ei ole sinu kasutajad sellega päris rahul, et see ongi see, kus nagu see andmeanalüütika inseneeria siin mängu tuleb, et natukene seda asja ennem käepärasemaks ja mugavamaks muuta ja siis kättesaadavaks teha. Nii, aga tulles meie tänase selle põhiteema juurde, me jubedalt tehnoloogia inimestena me tahame kalduda kõik sinna, et räägime nendest pipeline'idest edasi. Aga et kuidas siis töötada IT-s, kasvatada väikseid lapsi, hoida koos peret, tegeleda samal ajal enese täiendamisega ja seejuures üldse mitte nagu läbi põleda. Et ma küsin täitsa otse ja alustuseks, et kas tunned täna, et sinul on see õnnestunud? No ma olen elus ja ma olen siin, kus ma olen. See on see latt, et oled elus, et siis on nagu kõik hästi. No tegelikult hästi lihtsalt öeldes jah, loomulikult see on õnnestunud, et tegelikult mul on ju õnnestunud väga-väga huvitavat tööd teha ja väga palju kasvada, väga palju õppida ja kuidagi on see nagu jah, õnnestunud, aga loomulikult on seal nagu väga palju agasid ja nagu tööd ka ikkagi taga, et see õnnestuks. Et seda saab nagu mitmest otsast arutama hakata, et võime nagu alustada sellest nagu esimesest hetkest, et kui ma läksin laste kõrvalt tööle, kuidas see tundus, on ju. Et ma nii mäletan neid hetki, kuidas ma läksin tööle ja ma nagu 100% sellest ajast, mis ma olin tööl, keskendusin tööle
ja üritasin nagu võimalikult efektiivselt seda aega ära kasutada, sest mul oli nagu kogu aeg oli piir ees, nii hommikul kui õhtul oli piir ees, et ma tean, et ma viin lapse hommikul lasteaeda, jõuab ta sinna, kuna ta jõuab, mina jõuan tööle siis, kui ma jõuan ja samas ma tahan õhtul talle jõuda järgi piisavalt vara, et ta ei oleks nagu viimane, kes seal rühmas, kes ära tuuakse ja et ta ei oleks surm väsinud, et ma jõuan temaga siiski õhtul ka veel nagu natukene midagi teha võib-olla või et me saame, et ta ei ole lihtsalt väga-väga väsinud, on ju. Ja noh, see ajapiir, mul tol hetkel ma nagu tundsin, et ma väga efektiivselt kasutan oma aega, igasugune Postimehe avamine päeva jooksul kadus ära päeva pealt sellest päevast, kui ma läksin laste kõrvalt tööle. Aga noh, ütleme niimoodi, et 10 aastat edasi võib-olla see ei ole enam 100% nii, aga siiski ma arvan, et see ajapiir on üks asi, mis hästi palju lapsevanemaid just nimelt tööl mõjutab, et sa siiski tead, et sul on see aeg ja selle jooksul sa teed ja sa tead, et sa pärast nagunii ei tee ja sa ei saagi pärast teha ja seepärast sa püüad oma tööd ära teha, on ju. Ma arvan, et siin on ka see natuke see aktsepteerimise moment, et ühel hetkel, kui mina aktsepteerisin seda, et ma õhtul nagunii enam ei tee. No vahel ikka oli see lootus, et paneme lapsed magama ja siis ma veel loen mingit dokumenti, teen midagi. Aga siis on kell on 9 õhtul, ise oled kell nagu ramp väsinud sellest nagu magama panemisest ja kogu sellest trallist, et siis nagu lihtsalt enam ei jaksa või isegi kui ma jaksan, siis ma ei ole efektiivne enam, sest ma nagu see kognitiivne ressurss on kõik ära kulutatud selleks päevaks, et tegelikult peaks ise ka magama minema. Aga ühel hetkel tekib see nagu accept, et ma nagunii ei tee. Ma nagu lihtsalt ei plaanigi enam. Mina vaatan seda kusjuures niimoodi, et ma absoluutselt ei plaani teha mitte midagi kella 5 ja kella 9 vahel õhtul. Küll aga jah, tegelikult kuna päeva jooksul tuleb ikkagi väga palju asju, kus ma tegelen lastega ka, me võime sellest teemast veel omakorda rääkida, et siis kella 9 edasi on minu jaoks see aeg, kus ma tean, et ma saan jälle nagu teha, kui mul on see vajadus või kui mul on see soov. Ja minu jaoks on see ka huvitav, et kuna mu töö on mulle tegelikult nii huvitav ja nii nagu ma tahan seda teha, siis ma käsitlen seda natuke nagu ristsõnade lahendamist, et kui mul on selline mõnus koodi kirjutamise probleem ees, siis kui mul on valida diivani peal istudes, et kas ma võtaks mingi ristsõna või nii-öelda nagu vaba aja tegevuse on ju, või ma võtan selle koodi kirjutamise, siis tegelikult see koodi kirjutamine minu jaoks ongi nii äge, sest et eriti olukorras, kus ma võib-olla ei saa seda enam nii palju oma põhitööna teha, sest minu roll on juba võib-olla rohkem seal nagu juhtimisküsimuste juures on ju. Minu arust see on ka üks nagu see ohukoht, et ma ei ole kindel, mul kuidagi on meeles, et Raimo Ülavere on ise seda jaganud, aga võib-olla oli mõni teine nendest Eesti tuntud coachidest, et kui sa teed igavat asja, siis sa tõenäoliselt ei põlegi läbi, et läbi põlevad need, kes teevad seda põnevat asja, sest nad lähevad sinna nii sisse ja siis nad lihtsalt unustavad ennast ära ja kaob see kontroll ära, et millal see asi üle piiri hakkab minema juba, et pingutavad ka lihtsalt üle, on ju. Et seda tasub nagu tähele panna või silmas pidada. Ja kindlasti ja sellesse tasub suhtuda ka niimoodi, et mida ma ütlen alati ka oma tiimitöötajatele, et kui sa näed, et ma olen sulle õhtul kirjutanud, esiteks ma ei taha, et sa vastad ja teiseks suure tõenäosusega ma ise tahtsin seda teha õhtul. Et kui ma ikkagi ei taha, siis ma ikkagi ei tee kah, et seal on, et siis ta läheb nagu selliseks aja planeerimise küsimuseks, et ma ise planeerisingi, et ma tahan niimoodi teha. Võib-olla läheme korra sinna, et kuidas sinu tüüpiline töönädal välja näeb 4 lapse kõrvalt ja Boltis töötades sellise juhtival kohal? No enamasti, hommikuti me tõuseme üles suhteliselt varakult, sest lastele meeldib kodus süüa, ennast valmis panna, rahulikult võtta hommikuti. Kõik söövad kodus, kõik need toimetused võtavad aega vähemalt tund, see on absoluutne miinimum. Pigem läheb nagu viimase lapse kodust välja saamiseks 2 tundi. Selleks ajaks, kui mina siis tööle jõuan, minul on hea mitu tundi päeva juba veedetud, siis ma näen, kuidas teised tulevad kohale, võtavad oma esimest kohvitassi ja ärkavad. Uniste nägudega. Uniste nägudega täpselt, et minu jaoks on nagu päev tegelikult ammu alanud, et kui ma tööle jõuan. Ja ma olen püüdnud sättida oma töörütmi tegelikult niimoodi, et esimene päeva pool on mul selliseks nagu fokusseeritud tegevusteks ja isetegevusteks ja teine päeva pool on koosolekuteks rohkem, sest ma tean ise ennast piisavalt hästi, et iga koosolek paneb mulle pähe uue mõtte või ülesande, mida nüüd tegema hakata, et see lihtsalt hakib tohutult nagu keskendumist, et siis ma püüan oma päeva niimoodi sättida ja tegelikult õhtuti
noh, midagi pole teha, enamasti ma tahan lahkuda enne kella 5, sest oleneb siis kellel, kuidas, mitmel päeval nädalas on mõnel lapsel mõni trenn, kuhu oleks vaja jõuda, enne seda oleks vaja kõht täis süüa ja nii edasi. Et eks me mingil määral muidugi jagame abikaasaga neid ülesandeid, aga kuna kohati ongi minul on nagu lihtsam oma aega ennustada ja planeerida, siis selliseid asju võib-olla teen rohkem mina, aga mitte alati. No vot, me jõudsime huvitava teemani, et sa mainisid enda abikaasa tuge. Ma arvan, et see on see koht, kus me saame kõik oma kaasasid kiita suure toe eest ja abi eest. Et noh, mulle tundub, et ka nagu juhtival positsioonil inimesed sageli satuvad sellistesse ootamatutesse olukordadesse, kus tuleb nagu ette selliseid hetki, kus öelda, et kuulge, et noh, mul nüüd on kiire. Et nüüd sa pead nagu appi tulema. Noh, mul endal oli nagu eelmine nädal oli situatsioon, kus ma pidin siis noh, mis 3-4 päeva sain ette teatada, et kuule, ma lendan Katari nüüd. Noh, et kas see on okei sulle? Et sa jääd nagu 3 päevaks üksi lastega ja sellised nagu lühikese ette teatamisega asju tuleb nagu omajagu nagu ette, et kuidas sinu abikaasa näed, kas tema nagu töö võimaldab seda nagu kergemini või tal on ikkagi vaja nagu pikemat ette planeerimist, et ma ütleks, et mul on pigem vastupidi, et kui ma kuskil käin, siis ma tean seda väga pikalt ette ja me saame seda planeerida, aga pigem on tema töö selline, kus ta ei tea tingimata oma graafikut ette, et kui mina siiski juhin üsna palju oma graafikut, et hea küll koosolekuid pead nagu teiste inimestega kokku leppima, aga noh, harva on mul niimoodi, et asi on pooleli ja ma ei saa seda katkestada või ma ei saa ära tulla, et kell sai 5 ja ma ei saa tulla. Siis mul abikaasa töötab mehaanikuna ja kui sul ikkagi on mingi hooldus või midagi sellist pooleli, siis no tõesti ei saa ära tulla. Et siis pigem on just nimelt temal seda ettearvamatust seal graafikus. Okay. Ja seetõttu just ongi, et mina arvestan, et ma katan õhtu, aga kui ta helistab, et ei, ma olen täna vaba, siis läheb tema. Et üks nagu teooria, mis seal Discordi meie vestluses seal läbi käis, oli ka see, et sageli see tähendab seda, et üks osapool, üks vanematest saaks teha siis karjääri, tähendab seda, et teine peab natuke nagu loobuma mingitest asjadest ja kõvasti nagu koomale tõmbama ja rohkem nagu lastega olema. Et kuidas teil see tasakaal nagu on, et kas tundub, et on nagu mõlemad pidi seda pendeldamist, et noh, et sina vahepeal tuled talle vastu ja tema sulle või päriselt see peabki paika, et see asi nagu kaldubki vahel natuke liiga palju ühele poole? Tõe huvides minu abikaasa oli 5 aastat lastega kodune sel ajal, kui mina tegin karjääri. Et tal on kõvasti krediiti ette nagu ehitatud. Tal on kõvasti krediiti, aga no siin on kindlasti see, et noh, ma keeldun ütlemast, et keegi ei jää karjääris maha. Et ikka nagu paratamatult midagi jääb, kas või seesama lapse hoolduspuhkuse aeg. Lõpuks, kui sa oled aasta eemal, siis sa võid püüda endale öelda, et ma ei jäänud kuskilt maha, aga sa tegelikult kogusid vähem kogemust ja nii edasi, et see ei ole nagu selles mõttes lõplik mahajäämus, et sa ei saa nüüd järgi võtta, saad küll. Aga kui sa võrdled näiteks teise omavanuse inimesega, kes alustas sinuga samal hetkel samasugust karjääri, kuhu tema on jõudnud aastaga, ta on sust ees suure tõenäosusega, kui te ka sama tublid olete, on ju. Et kindlasti on nagu võimalik ka niimoodi, et seda nagu, kui mõlemal on selline töö, mis võimaldab teatud paindlikkust, võimaldab teatud osakoormusega tegemisi ja nii edasi, on ju, et noh, on võimalik, kui see soov on hästi suur, aga ei saa ka vastu vaielda, et tegelikult on ikka väga lihtne küll, kui keegi ikkagi võtab selle pausi ja jääbki koju ja nii ongi. Aga noh, see vist, see mahajäämus nagu kehtib igasuguse pausi korral, et mina ise olin ka lapsega pool aastat kodus, siis ma tundsin, et mul oleks teine pool aastat, et sama tempo peale nagu tagasi saada ise tööl. Et noh, tuled tagasi, hakkad avastama, mis siis muutunud on, mis siis juhtunud on. Ja kuidagi see enda elutempo nagu on ka nagu muutunud, et ei ole nagu enam samas selles, noh, ma ei tea. Aga minu jaoks on huvitav see, et seda mul ei olnud, et mul on see nagu töölt välja ja tööle sisseelamine on käinud, tööle sisseelamine on käinud hästi lihtsalt. Et, ja töölt väljaelamine on ka käinud selles mõttes hästi lihtsalt, et ma ei tea, kas see on bioloogiline, et kui sa jääd rasedaks, siis sa hakkad mõtlema lastele ja töö ei huvita enam.
võib-olla on, võib-olla ei ole, ma ei tea, aga kuidagi mul see käis ka väljaelamine hästi lihtsalt ei, aga kuidagi on see, et sul on nagu tööasjad on nii tähtsad ja see on kuidagi nagu nii elu keskmes on ju. Ja siis sa tuled sealt ära, eks ole, ja esimene nädal võib-olla veel natuke mõtled, eks ole, aga teisel nädalal tegelikult enam üldse ei mõtle ja kolmandal nädalal tuleb välja, et kõik said hakkama ja keegi polegi helistanud ja tegelikult kõik need asjad nagu lähevad taustale ja ununevad ära ja noh, mis nagu silmist see südamest, eks ole, et noh, sa nagu ei hooli enam sellest, et äkki ma saaksin panustada, sest et sa tead, et teised parasjagu teevad, sinul on oma asjad, on ju. Ja vastupidi tegelikult, kui ma olen läinud tagasi, siis kuidagi nagu kuna see teema on ikkagi nii tuttav ja see nagu olukord, et ma enam-vähem kujutasin ette, kuhu nad võivad jõuda vahepeal või et siis minu jaoks see sisseelamine ei ole olnud keeruline. No vaat siinagi, minul oli nagu see koht ka või see teema ka, et ma hakkasin tagasi saabudes endale mingis mõttes nagu uut rolli otsima või uut kohta otsima, et noh, et ei ole, et me läheme nagu samast kohast edasi. Vaid see oli nagu täiesti muutunud, kuna ma enda vastutuse andsin nagu tervenisti teisele inimesele üle ja siis ei saanud teha seda, et kuule, ma nüüd võtan tagasi. et sorry. Aga et ta juba oli väga efektiivne selles rollis ja see oli väga hea, et ma saingi tegelikult kuskile mujale liikuda. Jah, no see võib küll olla, et see tagasi minnes, et seda tööd sul ju tegelikult ei pruugi enam olla, et siis sa lähed võib-olla teist tööd, et seal on nagu peaaegu nagu uude kohta tööle, samas noh, inimesed ja keskkond on sama, on ju. Ja, noh, teine komponent on kindlasti pere kõrval tööandja, kelle roll nagu selle asja nagu laste kasvatamise võimaldamises ja laste kõrvalt karjääri tegemises on kindlasti väga suur. Kas sa oled ise ka kuidagi tööandja ootusi juhtinud kuidagi nüüd Boltis või varasemalt, et noh, mingis mõttes nagu reegleid kehtestanud, et mul on nii ja that's it või et noh, et kui te tahate, et ma läheks reisile, et siis nagu miinimum nädal aega peab ette teatama või noh, mingid sellised asjad. Mina olen kõige rohkem lihtsalt jaganud oma seda päevakava, et seesama, mis ma ütlesin, et hommikul midagi pole teha, aga lasteaed avatakse teatud kellaajal ja õhtul ta suletakse teatud kellaajal, et siis see osa minu päevakavast kajastub minu kalendris täiesti avalikult. Et mul on näha, et mul ei saa soovituslikult nagu mitte panna koosolekuid varasemaks ja hilisemaks. Ja mõnes üksikus olukorras ma olen ka seda väga konkreetselt pidanud siis nagu paluma, et siin on koosolek pandud kella 5-6, ma näen, et siin on küll väga palju inimesi koosolekule kaasatud, aga palun vabandust, mulle see ei sobi, et kas seda on võimalik liigutada või vähemalt järgmine kord vältida sellist ajastust. Ja sellest nagu tegelikult alati saadakse aru ja aktsepteeritakse, kuigi ma mäletan circa 10 aastat tagasi või natuke rohkem, kui me sõpradega rääkisime, ma mäletan kedagi kurtmas, et see on nii ebaõiglane, et need lapsevanemad alati kell 5 neil pliiats kukub ja nad jooksevad kuhugi, on ju. Aga ma mäletan seda vestlust, aga ma ei näe seda täna, et inimesed tunnetaksid, et see on ebaõiglane, et mulle tundub nagu, et see arusaamine on olemas, et inimestel on elu väljaspool töömaailma. Ja vot see on ka nagu huvitav teema, et kuidas nagu teised väljaspoolt näevad nagu lapsevanemaid, et noh, neid asju tuleb rohkem ette, et on ka need igasugu, ma ei tea, lasteaia kontsertid ja siis haiguspäevad ja noh, neid asju on nagu selgelt rohkem. Aga see, et kalendrisse need asjad kõik endale panna ja avalikuks teha, see on mingi asi, mis millalgi algoritmi episoodis räägiti ja seda ma hakkasin tegema, mulle õudselt hakkas meeldima see, et ma panengi selle lasteaiapidu, panen sinna kalendrisse ja panen veel inglise keeles, nii et kõik näevad, kõik saavad aru, nagu millega tegu on. Ja kusjuures mina teen seda ka palju, et mul on väga palju nii-öelda isiklikke asju kalendris kõigile näha ja isegi mult on ühe korra vähemalt küsitud, et kuule, oled sa kindel, et sa tahad, et kõik näevad? Ma ütlesin, et jah, tahangi, et sellepärast, et siis kõik teavad arvestada, et see on asi, mille üle ei ole mõtet nagu proovida arutada, et äkki seda saab liigutada, sest ei saa. Siis nad saavad aru nagu millega nad kauplevad. Just. Aga sa mainisid ka ise seda korra, kuidas sa ise seda enda inimestele selgitad või enda inimestele seda oled arusaadavaks teinud, et sina postitadki vahel või saadadki sõnumeid õhtul ja nad ei ole oodatud, et nad loevad seda samal ajal. Mida sa veel nagu juhina oled teinud, et sellist
lapsevanematele sõbralikku kultuuri natukene nagu rohkem ehitada enda tiimides? Ma nüüd püüan meenutada, palju mul üldse oma tiimis lapsevanemaid on. No sageli need tegevused võib-olla siis nagu ettevõttes laiemalt nagu arusaadavaks teha. Nad on pigem on see laiemalt ja nagu ümber enda, et ma kindlasti tean, et on nagu inimesed ikka mainivad, et neil on väiksed lapsed tulemas, olemas ja nii edasi. No see üks asi on jah, see on vist igavene nagu arutelu, et kes on sellel seisukohal, et ära jumala eest kirjuta mulle õhtul, kes on sellel seisukohal, et kirjutan küll, ära lihtsalt vaata. Et minu meelest inimesed jagunevad nagu leerideks selles osas ja mina olen kindlalt selles leeris, et jah, kirjutan, ära lihtsalt vaata, kui sa ei taha, on ju. Et see peaks olema nagu iga ühe enda reguleerida, kuidas ta tahab tööd teha. Ja võib-olla meile mõlemale sobis, et me tegime selliselt, on ju. Et ma olen seda püüdnud nagu oma tiimis ka rääkida kindlasti. Et see suhtlus on asünkroonne sellepärast, et ta ongi asünkroonne. Et selleks meil ongi Slack ja sellepärast me ei helistagi õhtul. No ilmselgelt ma ei helista sulle õhtul, ma kirjutan sulle. See on üks teine asi, mis mulle kohe meenus, on see, et kui keegi ütleb, et ma jään nüüd lapsehoolduspuhkusele, siis juhi esimene reaktsioon lihtsalt nagu peab tulema hingest, et see on palju õnne. Mitte, issand jumal, sa lähed ära. Et mul on olnud suurepärased juhid, kellel on olnud see loomulik reaktsioon kõigepealt mulle õnne soovida ja alles siis muretseda sellepärast, et mis saab tööst. Ma tean, et seda ei saa peale sundida, aga lihtsalt, et kui me jõuame ettevõttena sinna olukorda, kus iga juhi esimene mõte on, et tal on hea meel inimese üle, siis me oleme juba heas kohas. Ja lõpuks need tööasjad saab alati korraldatud, on ju. Mul on tunne, et kindlasti on veel asju, see sama selline nagu avatud inimesena tööle tulemine, et ei ole niimoodi, et ma tulen tööle, siin on piirid ja sa ei tohi mitte midagi minust kui inimesest teada. Et mina olen väga nagu seda meelt, et me tuleme tööle inimestena koos oma kõikvõimalike kiiksudega ja oma pagasitega ja oma sisuliselt see, missugune on meie pere ja meie elu väljaspool tööd, mõjutab seda, kuidas me teeme tööd. Ja see on okei, et me jagame üksteisele mis iganes asjaolusid, kes reisib rohkem, kes on kodusem, kellel on hommikul raske ärgata, kellele sobib rohkem õhtune töötamine, hommikune töötamine. Kõik sellised asjad tulevad tegelikult meiega tööle kaasa ja mida rohkem me neid asju oma tiimis teame, seda parem. Ja sinna hulka kuulub ka see sama pere küsimus. See aitab nagu mõista ja selles olukorras nagu toime tulla, et teistega nagu efektiivsemalt suhelda tegelikult. Ja kindlasti ja just see sama põhjendus ka, et kui ma panengi nagu kalendris mingid augud kinni ja mitte keegi mitte kunagi ei tea, miks mul need augud kinni seal on, siis ilmselgelt tekib alati küsimusi, et mida ta siis teeb, miks ta tööd ei tee, on ju. Ja, et miks ta iga õhtu läheb kell 5 ära ja siis kalendrikutseid üldse vastu ei võta, mis on hiljem, kuigi tal on kalendris ruumi, on ju. Ja see on eriti huvitav see rahvusvahelises ettevõttes, et meil on ka nii USA kui Kanadaga mingeid asju, mis tähendab seda, et kui meil kella 5 pannakse koosolek, et siis nemad ärkavad seal ka ikka väga vara juba hommikul, on ju, mis tähendab omakorda nad juba nagu justkui tulevad vastu, on ju, sellele teemale. Et nad ei saaks nagu oluliselt varasemaks seda koosolekut nagunii panna. Et siis on nagu, mina olen ise nagu enda jaoks mingid päevad lihtsalt ära nagu eraldanud, et kus ma olen valmis võtma sellist õhtust koosolekut vastu, aga samas on nagu mingid ajad, kus ma tean, et ma ei saa nagu, et ongi konkreetsed päevad, kus on õhtuste koosolekute aeg. Ja eks see enda jaoks selle ajakava mõtlemine, eriti üle Atlandi töötades on küll, jällegi mina olen mõelnud selle niimoodi, et kella 5 kella 9 mitte midagi, mitte mingil tingimusel. Ja see on võimalik üle Atlandi aegadega klapitada juhul, kui mina olen valmis võtma selle kella 9 või kella 10 õhtuse aja. Aga ma olen teinud neid asju üksinda, et olukorras, kus mul oleks vaja kaasata ka oma meeskonda Eestist, siis ma ei tea, kuidas ma seda teeksin. Ilmselt ma läheksin seda sama teed, et teatud päevadel saab, sest et siis mul ei ole nagu otseseid kohustusi nagu kellegi trenni viimine. Ja teatud päevadel kindlasti ei saa, sest ma tean, et mul on need regulaarsed kohustused. Ja õnneks on need väga regulaarsed, et seal nagu väga suuri üllatusi ei ole. No selle sama teemaga on olnud ka nagu seda sorti arutelu,
et hästi oluline on tööandja poolt seatud eesmärgid, sest siis on see tunnetus, et sa teed päriselt oma tulemused ära ja see ülesanne ei ole siis 9-5 nagu kohal olla või 8-5 kohal olla, vaid pigem siis päriselt nagu väärtust luua, mis võimaldab seda paindlikkust, eks ole, et mis võimaldabki minna sinna lasteaia kontserdile ja siis rahuliku südamega ja teades, et tegelikult need tulemused saavad nagu ära tehtud. Kuidas sul endal on kogemust ka väiksemas ettevõttes ja väiksemas ettevõttes on sageli indiviidide peal suurem vastutus ja suurem roll nagu mingeid asju nagu ära teha. Et kuidas sul nagu seal selle eluga oli, et noh, et kas Boltis on nii palju nagu rohkem ruumi, sellepärast et ettevõte on suurem. Noh, et kui jääbki mingisugune eesmärk nagu hilineb, ei ole võib-olla nii suure mõjuga see asi kui startupis, kus on 5 liiget, on ju. Kus võib-olla jääb nagu raha kaasamata sellepärast, et mingi featuur ei saa valmis, mida investoritele näidata, on ju. Ja ma pean ütlema, et mul ei ole kogemust nagu päris startupist, et Omniva oli ka ikkagi, ma ei tea palju seal tehnoloogia valdkonnas, aga 400-500 inimest kindlasti. Aga ma ütleks, et mõlemal juhul tegelikult on mu kogemus selles mõttes sarnane, et sa ikkagi võtad ju isiklikult omale mingid ülesanded ja noh, oleneb tööst, tegelikult mingeid asju saab ju, eks ole, kellelegi teisele üle anda, et kuule, et seda ma ei jõua, tee sina. Aga see on nagu selline võib-olla ma ütleks tehnoloogia valdkonnas nagu loomulik tööosa, et on mingid asjad, mida sa teed iseseisvalt, sellepärast, et see on nagu mingi sinu teema või sinu valdkond on ju, ja on mingid asjad, mis on ükskõik, kes võib võtta. Ja selliseid, ma ütleks, et peab olema kogu aeg kõigil nagu mingi balanss selles osas, et üksik isik ei tohiks ju nagunii muutuda absoluutseks blokkeriks, sest et ta võib ka haigeks jääda, sõltumata sellest, kas tal lapsi on või mitte. See on see bussifaktor. Just täpselt, et ideaalis sul ei ole ju neid nii tugevaid sõltuvusi. Praktikas on sul tihti neid olukordi, kus jah, teised saaksid teha, aga neil läheks 3-4 korda kauem. Et siis on ta alati selline nagu case by case otsustamise küsimus, et kas me hakkame seda pusima või me ootame, et ta tuleb tagasi. No ja vahel on see ka strateegiliselt väga mõistlik, sest siis saab keegi teine selle selgeks ja kaob see sõltuvus ära. Ja tegelikult ma ise just nimelt inseneeria valdkonnas ka üks hetk nagu võtsin kohe teadlikult nagu selle aja ja läksin päris arendajate juurde jutule, et kuidas teie nagu lahendate neid probleeme, et ei oleks seda tugevat sõltuvust ühest inimesest. Ja see käis hästi huvitav mõttekäik läbi, et kuidagi nagu klassikalises IT-arenduses mulle tundub, on võib-olla nagu rohkem aksepteeritud see, et sa nagu teed mingi, sul on mingi ülesanne ja siis sul on nagu mingi ports arendajaid, kelle hulgast sa saad valida kellegi, kes seda teeb. Ja siis nagu tellija jaoks on nagu suhteliselt aksepteeritav, et sa pead talle nagu konteksti selgitama, et mida sa tahad saavutada. Et noh, alati ei piisa sellest, et sa teed mingi tiketi kuskile, vaid et sa natukene nagu seda tausta juurde, et see on see eesmärk tegelikult, et sellisel juhul arendaja saab teha head tööd, et noh, ta teab, mille nimel ta töötab, et oskab võib-olla ise natuke kaasa mõelda, on ju. Ja loomulikult ka arenduses on see, et tekivad spetsialiseerumised, Bolti-suguses ettevõttes eriti meil on nagu väga-väga palju arendajaid, kes on mis domeeni, mis teema peal. Aga mul on tunne, et seal on nagu natuke rohkem aksepteeritud see, et sa pead selgitama konteksti. Aga analüütikas meil kuidagi on nagu absoluutne eeldus, et sul on see analüütikas nagu see domeeni spetsialist või teema spetsialist, et sa ei pea talle kunagi midagi selgitama, ta teab kogu su domeeni ise. Ja et sellest nagu natukene võib-olla lahti saada, et kas me selgitamegi natukene konteksti, kui ülesandega pihta hakkame. Või siis tõesti jah, see kõik võimalikud tegevused, mis sa saad teha selleks, et vähendada seda nagu ühest inimesest sõltuvust, et me kõik need info jagamised ja rotatsioonid ja on duty ja nii edasi, et kõik see natukene aitab kaasa, et see oleks nagu nii nagu piduriks sees, kui mingi olukord on vaja lahendada, sind ei ole. No teenusettevõttes on see sageli teema, ma usun, ma loodan, et Eerikul on samasuguseid kogemusi, kus klient eeldab, et sa tead kogu tema domeeni äri
mitte alati, kliente on erinevaid, aga vahel on nagu selline, et noh, et see ülesande püstitus on väga lakooniline ja siis sa pead ise tulema ja temale sarnaselt mõtlema ja samasuguse lahenduse looma, nagu ta tegelikult peas ette kujutab. Aga et seda aega, et mingit konteksti natuke rohkem selgitada, alati ei ole. Ja et siin on selline võib-olla see harimise koht ongi, et see tegelikult, et kui saad aru, kui sa selgitad lisaks minule veel 3 inimesele, siis sa tegelikult enda jaoks tagad seda turvalist võrku, et kui mind ei ole, siis keegi teine saab ka aidata, on ju. Et see ongi ju nagu hea ikkagi nagu töötaja ükskõik, et siin oli nagu tiitelanalüütik või on ta nagu arendaja või kes iganes nagu selles mõttes, et minu jaoks ikkagi ongi hea see, kes suudab endale selgeks teha selle, mida vaja teha on. Et noh, nagu selles mõttes ja noh, nagu see truck factor või bus factor on nagu sõltumatu selles mõttes, et lihtsalt, et kui on järgmine inimene, noh nagu, et peab asendaja tulema, siis oluline on pigem see, et see tiimitöö oleks orgunnitud niimoodi, et kellelgi ei oleks enda silo, kus tema saab üksin toimetada nii, et keegi teine ei tea. Et noh, nagu kui teised ka teavad sellest, siis nagu olgu, et nad tegelesid vahepeal millegi muuga, aga nüüd tuleb see üks teema ka endale nagu ära katta ja ära teha, et noh, nagu see on, ma arvan, nagu normaalne ja noh, nagu mina ütlen, et väga, väga kihvt, et noh, nagu ma saan aru, et Silja, sina ja sinu tiimis on inimesed, kes nagu suudavad seda teha ja siis seal kuskil teisel pool on need arendajad, kes kahjuks ei suuda seda teha, et neile peab ükshaaval seletama. Et me püüame õppida, et noh, ma usun, et arendajad teevad seda ka väga hästi ja ma ei saa öelda, et meie tiim on selles hea, aga see on üks asi, mida ma tegelikult Bolti minemisest üsna algusest peale on see nagu nii-öelda minu teema vedada olnud, et meil on noh, moodsates terminites data mesh arhitektuur, kus iga data tiim tal on võimaldatud teha, mida vaja, võimaldatud olla ise see omanik algusest lõpuni kogu oma pipeline'il ja nii edasi. Aga selle tulemus võibki olla see, et igaüks teeb oma moodi. Ja minu roll on hästi palju olnud see, et aga kui me teeksime kõik hästi sarnaselt, sest et me tegelikult teeme neid samu asju. Kui me teeksime hästi sarnaselt, siis meil oleks palju lihtsam ühest teemast teise hüpata, sellepärast et struktuur on sama, teema on teine, aga struktuuri sa tunned ära ja sa saad kiiresti sisse elada. Ja see on täpselt see, mille nimel ma töötan, et nagu suure ettevõttena me saaksime rohkem selliseid liigutusi teha. Selline nagu homogeensete standardite või siis mingis mõttes ka tehnoloogia pinu nagu hoidmine on minu arust väga, väga võimas kiirend ja see on üks põhjus, miks Eestis nagu see XD on tegelikult suurt võitu omanud ka riigi vaates. Aga ühesõnaga, me oleme jälle tehnoloogias selle täitsa lõpetama, ei saa kinni hoida. Selle eesmärkide seadmise osas ma tahtsin veel nagu, et kas sa oled ise ka kuidagi ütleme, jälginud seda, et inimestele seatud eesmärgid või et sulle seatud eesmärgid oleksid vastavuses ka selle ajaga, mida sa saad nagu sinna investeerida, sest noh, et me võime küll öelda, et meil on paindlik tööaeg, aga kui eesmärkide kuhi on nagu meeletult suur, siis sa töötad ikka nagu hommikud ja ööd on ju, et eesmärgid ära tuleks. Et mina näiteks tunnen, et ma pean vahel ennast nagu tagasi hoidma, et ühel hetkel mulle tundub, et jaa, see eesmärk on tehtav, aga siis ma mõtlen, et oota, mul on nagu kõik need ülejäänud asjad ka elus, et ma pean nagu natuke 2 grammi nagu maha keerama neid eesmärke selleks, et need oleksid realistlikud, sest et kui sa oled nagu nii suur nagu fännes selles alas, et siis sa nagu unustad ära nagu selle, et kõik see ülejäänud on selle kõrval, kui sa neid vägevaid eesmärke vaatad, mis sa tegelikult ise tahad väga ära teha, on ju. Ja siin on nii mitu asja. No, esiteks muidugi me kogu ettevõttena ikka näeme vaeva sellega, et eesmärgistamine ja planeerimine oleks võimalikult nagu realistlik. Et ettevõttena me ütleme, et noh, ikkagi hästi tähtis on leida üles see kõige suurema mõjuga projekt ja teha seda ja mitte teha neid teisi. Ja me püüame isegi oma planeerimisdokumentides nagu välja tuua asjad, mida me ei tee. Et see nagu tõmmata maha see pinge, et miks me juba ei ole teinud, kuigi me teame, et me tahaks teha. Et lihtsalt hästi nagu tugevalt ettevõtte kogu planeerimisprotsess ülevalt alla sunnib ja suunab meid selliste asjade peale mõtlema. Aga ma arvan, et teine pool on seal veel see selline jällegi isiklik
tugevus öelda, et ei saa kõike, ei tee kõike. Kas sa tunned, et lapsevanemana sa oled rohkem õppinud ei ütlema asjadele? Mul on kindlasti väga palju lihtsam jälle see sama ajaraam on ju. Ma tean, mis ajaraam mul on ees ja ma lihtsalt ei saa, et hea küll ma teen siis õhtul ära. Aga milles ma ise isiklikult olen hästi halb on see, et nagu, täpselt nagu sa ütlesid, et see üks asi, mida ma tahan teha, see tundub hästi tehtav. Ja siis ma annan hästi kergesti selle lubadused teeme. Ja siis on seal see teine asi, mis tundub ka hästi tehtav. Ja see 3. ja 5. asi, mis tunduvad hästi tehtavad. Et see on olnud minu isiklik õppimine. Et eraldi seisvana nad on kõik väga tehtavad. Aga kus sa need... Absoluutselt. Et see on olnud minu isiklik õppe nagu läbi aja kogu aeg, et ma tean, et ma oskan seda teha, ma tean, et seda saab teha, aga kas mul päriselt on aega seda teha, et selle peale ma pean mõtlema ja samamoodi ma näen, et kogu tiimi tegelikult me peame tiimina kogu aeg seda vaatama, et me sinna auku ei astuks. Natuke nagu sellega nagu haakuv teema, aga võib-olla emotsioon, mida ma ise olen aeg-ajalt tajunud, et et kui sa nüüd lähedki õhtul sinna lasteaia või kooli kontsertile, kuidas sa ise nagu selle emotsiooniga toime tuled, et ülejäänud tiim jääb tööle ja nemad nagu panustavad ja pingutavad, eriti kui ma ei tea, tähtaeg on lähedal, midagi on nagu vaja ära teha. Ja sina siis, sul on see hard exit mingis mõttes nagu selle kellaajal on ju. Et see jääb nagu, mind jääb nagu väga kripeldama alati see. Et siis nagu tekibki see soov, et et okei, ma pingutan siis õhtul nagu veel ekstra kuidagi juurde. Aga lihtsalt, et nagu ise isiklikul tasemel toime tulla selle mõttega. Ma ei tea, mind nagu nii väga see, nüüd ma kõlan küll väga enesekeskelt ja ülbalt, eks ole, aga mind see nagu nii väga pole mõjutanud selliselt, et mul on nagu see uksest välja. Sa võid ennast pidada siis, et see on nagu pigem positiivne, et sa oled pääsenud sellest. Ei, minu jaoks on see, et ühtepidi nagu uksest välja ja siis hea küll, ma olen siin väljas, on teistpidi. Ma mõtlen tööasjadele ilmselgelt liiga palju. Et on olukordi, kus ma näiliselt olen seal laste kõrval, aga sisuliselt ma ei pane tähele, kui nad minuga räägivad, sest et ma olin oma mõtetes ja need olid töömõtted, et seda juhtub. Selle konkreetse probleemi osas ma kunagi kuulsin sellist väljendit nagu fake commute, ehk siis nagu see oli eriti COVID-i ajal nagu hästi relevantne, et kui sa hommikul nagu tõused üles, istud arvuti taha, sul ei ole nagu seda stardihetke ja samamoodi õhtul sul ei ole seda nagu stopp-hetke. Et mine kas või käi koeraga jalutamas, tuled tuppa tagasi, sa tead, et nüüd ma olen töölt ära ja nüüd ma enam ei tee. Et natukene aitab see, näiteks kui ma käin rattaga tööl, et siis ma ongi tagasi teel, mõtlen oma mõtted lõpuni ja selleks, kui ma koju jõuan, ma olen rohkem olemas lastega. Aga jah, et kui sa küsid, et see teistega võrreldes, et siis minu jaoks ongi see, et ma tulen küll ära, aga vahest ma mõtlen edasi ja eriti nagu juhi töö ja mõtlemine on ju. Et mõnes mõttes ma nagu põhjendan iseendale seda, et hea küll ma ei olnud kontoris, aga samas see väärtus äkki ikkagi oli olemas, et ma selle asja lõpuks välja mõtlesin siin metsas jalutades on ju. Ja, sest seda mõtlemise aega on ka vaja. Asi, mida mina oma väiksemaga olen teinud, et ma olen talle vahel selliseid imelikke unejutte lugenud või rääkinud, et mõtledki omi töömõtteid valjuhäälselt, räägid seda sama tööjuttu talle ja see tundub nagu tema jaoks on nagu, et keegi räägib sinuga, eks, aga et see jutt on nagu hästi töökeskne. Et see jutt on nagu, ma ei tea, mingisugusest pakkumisest või mingisugusest arhitektuurist on ju. Et ta on nii väike, et ta veel ei saa nagu sellest sisust kindlasti nagu vähimalgi määral aru. Aga mina saan selle endast välja ja samal ajal on seal mingisugune suhtlemise moment nagu juures. Tundub, et vähemalt paaril korral on uinutav moment ka olnud, et töötab. Vot peab proovima, seda ma olen proovinud, aga ma tean, et ma olen kolleegidega sellest tegelikult rääkinud ka, et neil on hästi palju keerulisem tööpäeva lõpetada. Ja ma ise näen, et kui mul on üks õhtu, kus mul ei ole mitte kedagi kodus, lapsed on läinud maale ära, siis mina ise juba ei saa nagu pidama töö tegemisega, nüüd ikka läheb, ma teen 7, ma teen poole, ma teen ja, natuke veel. Nüüd on võimalus, ma teen tunnike kauem. Aga et minu jaoks iga kord, kui ma selles olukorras siis olen, siis ma tuletan nendele meelde, et issand jumal, ülejäänud inimesed, et ülejäänud tiim on iga päev selles olukorras, et nad peavad otsustama, kuna ma lõpetan. Ja ma näen, et väga paljudel on see nagu raske ja väga
noh, et see on see ohukoht, kus nagu kiputakse üle piiri minema ja siin targemad on teinud selliseid asju, et panen alati omale trenni kella selle, noh, mingiks kellaajaks on ju, siis mul on samamoodi see nagu exit moment on ju. Et mingis mõttes see, mis sa räägid praegu, et lapsed teevad asju lihtsamaks nagu mingeid asju teevad lihtsamaks hoopis. Jaa. Selles oma postituses sa kirjutasid ka seda, et kuidas siis lapsed teevad asju mingis mõttes keerulisemaks, et matata on rohkem, mida tuleb peas teha ja et sul on juba mingisugune jalatsite Excel oli olemas, et palju sul need Exceleid nagu kokku nende kõikide erinevate teemade peale on? Ja ma pean ütlema, et see jalanõud Excel on selles mõttes pigem eriline, ma ei ole väga palju, mul ei ole neid Exceleid, aga neid asju ja logistikat, millega tegeleda ja mida meeles pidada. Data pipeline'id teinud ja RFID kiibid on küljes kõigil asjadel ja käivad skännerist läbi ja et tuleb alert kohe, kui midagi puudu üle on. See oleks puhas kuld, kui kõikidele nendele asjadele jaksaks need RFID kiibid külge panna. No üks on asjad on ju ja, et issand tea, kui mul oli veel 2 last, siis ma suutsin hallata, et milline talvekombekas, kevadkombekas, saapad ja nii edasi mul olemas on. Aga täna ma ütlen, et ma isegi ei halda enam ära, ma tean, et mul midagi on ja kui saabub uus hooaeg, siis ma lähen sinna kappi ja ma pean vaatama. Ja mõni asi on ära kulunud ja mõni asi ei ole ja tuleb halb üllatus, et ma peangi minema just täna neid kindaid otsima ja ostma jälle sellepärast, et tuleb välja, et neid ei ole, on ju. Et ma tean, et ma ei halda. Mingeid lugusid, kus ongi võetud siis tehnoloogilisi vahendeid kasutusele, kas siis ma ei tea, Jirasse kogu enda siis kodu- ja perehaldus on ju pandud sisse või siis mingisugust, ma ei tea, asset manageri saaks ka ilmselt võtta, kus tänapäeval on juba natuke lihtsam, et teed asjadest pildid ja siis lased AI-l kirjeldada. Ja üks kolleeg tegi mulle enda riidekapist, mitte laste riidekapist sellise lihtsalt AI-ga harjutas. Et tegi oma asjadest pildid, lasi AI-l ära sildistada, et ma ei tea, sinised püksid ja kollane särk on ju ja siis kui ei osanud midagi selga panna, siis ütles, et näed, ma tahaks selle särgi panna, et milliseid pükse ma siia juurde võiksin panna ja siis AI suutis nagu soovitada, et kuule, sul peaks olema selline asi seal kuskil kapis. Et tänapäeval ju täitsa võiks seda laadi projektiga lasteriiete kohta olla, et mis peaks arvet selle kohta, et mis parasjagu on lastehoius ja mis on pesus ja mis on kapis. Ma arvan, et siin on väga palju ägedaid ideid, mida juba natuke suuremate lastega koos teha, et seesama kaardistus koos nendega ette võtta. Et kuidas AI-d õpetada lastele? Siin on sinu riiete haldus on ju, et tahad, et järgmine aasta ei peaks just see õhtu tormama kindaid otsima, siis aita meil panna need asjad siia tabelisse ja niimoodi käib Excelisse sisestamine ja siit edasi vaata saame üks asja joonistada ja et selle mõttes väga ägedad mõtted on ju. Võib-olla teine asi, mis veel on maksete haldus, et kõik need trennid ja nii edasi, et arved tulevad, pooli nendest saab kuidagi arvega lahendada, pooli ei saa. Ja see on täiesti kohutav, mind läheb iga kord see arve vihale, mida ma pean käsitsi maksma minema, et mis aastal me elame nagu, et tahaks mingit korraldust teha selle kohta. Ja siis öeldakse, et ei viite numbrit ei ole, et igale arvele pange palun selgitusse see arve number kindlasti sisse. Et ma ei saa isegi püsikorraldust teha. Ja ma kohati ignoreerin neid, et ma lihtsalt teengi ikkagi need püsikorraldused, et kui ma septembris saan need esimesed arved kätte, ma teen püsikorraldused maikuu lõpuni ja siis ma tean, et mul seal mai lõpp, juuni algus mul on üks koht, kus ma pean üle vaatama, sest kõik trennid ju lõpevad erinevatel aegadel ja siis kirjeldatakse, millal see viimane makse ja kui suur see viimane makse peab olema, siis ma vaatan üle, mul nagu enam-vähem klapib. Aga jah, et siis ja ma tegelikult aega, et ikkagi teen ka seda, ma õppisin oma esimesest töökohast Omnivas, kliendikogemuse juht oli minu vahetujuht ja ta õpetas mulle kohutavalt palju selles osas, kuidas nagu tagasisidet anda konstruktiivselt on ju. Ja ma olen täpselt see inimene, kes kirjutabki täiesti võõrastesse ettevõtetesse, kuulge see mail, mis te mulle saatsite, oli jumala kasutada, te oleks võinud sinna kirjutada hoopis ABC on ju. Ja samamoodi siis sinna spordikooli ma vahel võin tõesti kirjutada, et äkki saame teha e-arved või mingid sellised asjad, et või et äkki me saame, mul lapsed käivad sellises lahedas spordirühmas, kus nad teevad 10 korra kaupa uusi spordialasid lihtsalt proovimise mõttes. Ja seal on iga kord on graafiku tegemine, me jagame kogu grupile seda graafikut, et me ei pea igaüks lugema meili ja sisestama siis oma kalendritesse. Vaata selliseid tehnoloogia asju ka, kui sa ise oled tehnoloogias tugev, et siis sa saad neid tuua nagu igapäevaelusse sisse lasteaia õpetajale eest teha ära mingi
mingi nimekirjade asja või raha kogumise asja, et noh, siukseid asju saab lihtsamaks teha nagu kogu pundile. Et ühesõnaga, sa ikka tood seda tehnoloogiat enda pereellu ka? Toon, kindlasti. Nii, aga siis täiesti eraldi teema, mis on jälle tööga haakuv, on kogu see enesearenguga seotud teema, et kuidas sina oled, kas sa võtad seda kui täiesti eraldiseisvat teemat, mõned inimesed võtavad seda kui töö osa, et noh, ma õpingi tööd tehes, mõni õpib töö juures ja peab seda nagu loomulikuks töö osaks, teised õpivad siis õhtul kuidagi omaette, et kuidas sina seda teed ja kuidas sa tunned, et seda laste kõrvalt üldse võimalik teha on? Vot see on küll üks koht, kus ma jällegi pean ütlema, et päris ausalt minu meelest siin on ebavõrdne olukord. Ma võrdlen kas või oma noorema vennaga ja ma näen, ta on ka IT-valdkonnas, ma näen, kuidas tal on aega õppida, uurida, katsetada, teha mingeid asju ja sa täna ei tea, kuidas see kasulik on, aga kunagi hiljem kuskilt mingi ringiga tuleb see sulle töös kasuks. Ja lihtsalt see nagu summa summarum see aeg, mis tal on selleks kulutada, on suurem, mis tõttu tal on võimalus neid kogemusi ja neid asju nagu rohkem koguda. Iseenesest mina käsitlen ka õppimist, nii ja naa. Mõnikord käib see kuidagi tööaja sisse ja tööaja juurde, aga mõnikord käib see ka sealt välja. Et mul ei ole nagu sellist väga ranget, et ei, mina küll õhtuti keeldun õppimast. Sest et jällegi see on huvitav, ma ise tahan seda ja ma teen tegelikult ka üsna palju selliseid asju, kus ma täna ei tea, mis see kasu on. Aga pikas perspektiivis ilmselt sellel on mingisugune kasu, et ma midagi uurisin või... Aga mul kindlasti ei ole sellist aega, et võtsingi selle uue tööriista ja proovisingi lihtsalt oma vabast ajast. Mul lihtsalt ei ole seda aega. No nipp, mida mina kuulnud olen, et seda aega tuleb täpselt samamoodi planeerida, nagu aega, ma ei tea, enda trenni jaoks on ju, või enda isikliku aja jaoks. Noh, siis, et see kalender on, kui täis sinu kalender on, kas seal on tühja ruumi õhtuti? Kas sa planeerid kõiki neid enda isiklikke asju ka, et ma ei tea, aeg maha või lähen jooksma või noh, et trenn on ju? No siin on jah see prioriteetide küsimus, et konkreetselt see eneseareng, seda ma kindlasti ei planeeri, sest et minu jaoks on suurem prioriteet on kindlasti näiteks spordi tegemine. Ma olen ammu öelnud, et kultuur jäi minu elust välja juba mõnda aega tagasi, et tõsi, kui keegi kutsub mingile kontserdile, ma võib-olla lähen, aga seda, et ma ise oleks kursis, mis kontsert, kuna tuleb, kus tuleb, kuhu ma minna tahaks, kindlasti ei, teater ammugi ei. Ma mäletan aega, kus sai nagu enamike filme ma teadsin, et ma vaatasin, sirvisin ja ma teadsin, et seda ma olen näinud. Siis tuli see aeg, kus ma enamike neid lastefilme ja animafilme teadsin ja sain öelda, et seda ma olen näinud ja seda ma olen näinud. Ja nüüd on nagu see kõik ära kadunud. Nüüd on nagu paus. Ja no sellist asjad ongi, et see on see nagu prioriteedi küsimus, et kindlasti ma ei tea sarjadest mitte midagi, filmidest võib-olla nüüd natuke, sest et see on selline nagu aja mahavõtmise võimalus. Aga jah, et ma ei ole kursis väga paljude asjadega, ma ei jõua uudiseid jälgida, ma ütlen päris ausalt, et ma ei jõua Eesti uudiseid jälgida, sest minu jaoks on huvitavam panna käima mingi podcast andmete teemadel, kui panna käima AK. No midagi pole teha, praegu on selline aeg. Kui tulevad valimised, siis ma teen endale selgeks, keda ma valima pean võimalikult kiiresti ja efektiivselt ja unustan ese jälle ära. Aga ma ei planeeri kõike, ma planeerin sporditegevust mingil määral, laste asju põhiliselt ja kõik muu logistika. Ma ütlen mõni õhtu siis, kui on viitsimist ja jaksamist, siis teen ära kõik need maksed ja meilid ja nii edasi ja kui teine õhtu ei ole viitsimist, siis ei tee. Ma niimoodi ette ei planeeri, ei sunni, sest et siis läheb see minu jaoks raskeks. Et mul on palju lihtsam kuidagi nagu koristamisega on sama asi, et ma ei salli seda, et laupäeval kell 10 koristan, see asi on minu jaoks nagu kohustus ja ebameeldiv, aga kui ma siis juhuslikult tõstsin 3 asja korda ja siis juba teen 4., 5. ja 7. ja lõpuks olen 3 tundi koristanud, see on minu jaoks nagu vähem valus kuidagi ja see kehtib kõige kohta. See, mis ma kuulen, on ikkagi see, et väga hea on, kui inimesed tunnevad iseennast ja teavad, kuidas neile meeldib töötada, kuidas neile meeldib toimetada, et kuidas nad ennast välja lülitada suudavad. Ja näiteks see sama mõte, mis sul enne oli, et sina kirjutad inimestele õhtuti ja sa ei kavatsegi seda muuta, sest sa oled selline ja kes ei taha, see ei loe. Mina olen pigem selline inimene,
kes võib küll mõelda, et okei, ma ei loe, aga kui see notification mulle telefoni tuleb, noh siis no ma igal juhul loen seda ja kui sa mulle midagi nagu sellist kriitilist kirjutasid, siis see lööb mingi emotsiooni üles, siis ma võin nagu mitu tundi mõelda selle peale. See on asi, mida ma ise näiteks tean väga hästi, et on teatud kirjad, isegi kui no üldiselt mul on välja lülitatud notification'id, et ma ei näeks ja ma arvan, et ka teised peaksid seda tegema, kui nad ei taha neid näha. Aga tahaks nagu ajaliselt, ma tahaks nagu lülitada välja nii, et mul on nagu päeval on sees ja öösel on väljas. Aga seda saab teha ju. See on tehnoloogia. Teams ei võimalda igatahes. Okei, aga et mul on ka õhtul on kindlasti väljas, aga kui ma näen näiteks mingit meili pealkirja, mis ütleb mulle juba, et oi, siin on see jama, on ju, siis ma olen õppinud nüüd, see tuleb kogemusega, et ma esialgu tegin alati lahti. Ja kuna ma siis teadsin näiteks, et see ongi just see sama emotsioon, kui on rasked teemad, see kerib selle emotsiooni nii üles, et ma juba tean, et õhtul mingid asjad ma ei tee lahti. Et ongi, et las ta olla, las ta istub seal. Ja, et mul on nagu, tead, et mingid rasked teemad on, siis ei tee lahti. Ja, sest see lõhub nagu nii ära, siis sa oledki nagu mõtledki kogu aeg sellele pidevalt mingi ärevus, et no ma tegelikult tahaks nagu vastata kohe, nagu ma tahaks kohe selle ära lahendada. Isegi kui ma tean, et see vajab, ma ei tea, pikemat süvenemist, et see ära lahendada. Aga noh, see ja eriti noh, jälle siin on see teistsugune olukord, et kui on võimalik nagu sellega kohe tegeleda, siis tõenäoliselt need inimesed tegelevadki sellega kohe. No siin on ikkagi täpselt, et see on asünkroonne ja see on mõttega asünkroonne selles mõttes, et kui oleks reaalne probleem, millel on vaja kohe reageerida, siis keegi helistaks. Järelikult ei ole seda probleemi. Et nagu ma olen ikkagi nagu üldjuhul kinder, et 99% teadmata, et kes teile seal kirjutab ja kes seal teisel pool on, ta ei eeldagi, et sa kohe seda loed. Tema tahab enda asja kirja panna, sellepärast tema saab selle nagu kaelast ära. Ja sina loed siis, kui sinul on aega ja võtad selle ette ja vastada. Et noh, nagu see ei ole kuskil kirjas. Ma isegi ei tea, ma iga kord imestan, kui inimesed nagu teevad mingid, nagu kus riigis on mingid seadused, et sa ei tohi töökirju õhtul saata või midagi, et noh nagu see tundub nii jabur nagu selles mõttes, et nagu sellepärast see nimi ongi kiri nagu selles mõttes, et sul nagu postiljon ei tohiks sulle postkasti nagu selles mõttes mingil kellaajal nagu kirju tuua, sellepärast äkki sa ootad seal postkasti kõrval ja nagu selles mõttes saad selle arve kätte liiga vara või liiga hilja või midagi. See on nagu nii rumal kontseptsioon, et miks üldse nagu. Kui sa ei taha neid asju lugeda, siis ära vaata neid teateid ja lülita Teamsi teavitused üldse välja. Sul ei ole neid vaja mitte kunagi. Kui sul vaja lugeda Teamsi, siis lähed Teamsi ja loed seal. Ja seda ma olen viimasel ajal teinud, et lihtsalt nagu, kui kellelegi vaja on, siis nad helistavad mulle. Aga see emotsiooni asi on õige, et selles mõttes tegelikult emotsioonid ju tulevad üles päeval või öösel, õhtul, mis iganes see on, aga et kui on mingisugused ongi keerulisemad teemad või mis parasjagu pooleli on vajavad arutamist, eks ole, et see, aga teine, mis minul on hästi huvitav, et kuigi ma ütlesin, et mul on harva neid kohti, kus ma ei saa pooleli jätta, siis on mul siiski neid kohti, kus ma ei taha pooleli jätta, aga ma olen kohustatud. Ja võt need närivad küll hirmsasti, et mul on olnud nii palju neid õhtuid, kus ma tulen koju, ma tegelen lastega, aga samas ainuke asi, mida ma tegelikult kibelen tegema, on see, mul jäi see koodijupp pooleli, et see võib olla just see nagu selline tüüpiline arendaja nagu põnevus või soov seda lõpuni teha. Ja sageli need on just need kohad, kus asi nagu juba peaaegu töötas. Et mul on vaja see võit kätte saada, see väike võit nagu, et nüüd töötabki. Nüüd ma saan selle kõrvale panna ja homme edasi teha. Aga kui on need kohad, mis nagu päris ei tööta ja siis sa võid pusida selle kallal nagu ühte ja teistpidi ja lõpuks see tööle ei hakkagi ja siis see nagu järgmine hommik ärkad üles 5 minti töötab. Et vahel on seda pausi vaja. Aga siis on täpselt see, nagu me vahepeal konstanteerisime siin, et tänu lastele nemad tõmbavad su jõuga sealt ära ja sul on vaja seda mingit asja, mis su eemale tõmbab, sest päris selge on see, et kui sa teed 12 tundi päevast tööd, siis see ei ole jätkusuutlik ja sa põled läbi. Et selles mõttes, et isegi kui sul natuke see aju töötab selle ülesande peal, isegi kui sa lastega tegeled või neile süüa teed, see on nagu fine. Sa oled sealt keskkonnast väljas, sa oled sealt välja rebitud täiesti nagu kohustlikult ja saad ikkagi nagu selle ümberlülituse. Kindlasti. Ja samal põhjusel need teised panevad selle trenni sinna ja väga õigesti panevad. Selles mõttes, nagu vahepeal peab nii-öelda enda vastu natuke jõudu kasutama, et see nagu ajulaiskusele vastu astuda. Ja
siia lõppu nüüd, Silja, kui sa saad ettevõtetele anda soovitusi, et kuidas nad saaks või mida nad peaksid tegema, et ise rohkem lapsevanema sõbralikku kultuuri siis tekitada või kasvatada. Ja võib-olla siin ei ole nagu, ma ei räägi üldse ettevõtte tippjuhtidest, ma räägin nagu kõigist inimestest tegelikult, sest see kultuur algab ju töötajatest, on ju. Sama palju kui juhtkonnast. Siis mis need soovitused oleksid? Mida sa soovitaksid teha või mismoodi sa soovitaksid teistmoodi mõelda? Millega saaks inimesed alustada kohe pärast seda episoodi kuulamist? No ma arvan, et üks on see sama teadlikkus ja kogemuste jagamine, et kui sul on ettevõttes inimesi, kes ei tea pereelust, kellel ei ole oma laste kogemust, on ju. Siis räägi, kui kohutav see on. Lihtsalt. Ja kusjuures üks asi, mida ma nagu väga tegelikult, ma nagu mõnes mõttes püüan vältida seda, et kui ma käin ja räägin sellest, kui raske on laste kõrvalt tööd teha, on ju, või kui raske on elu laste kõrvalt, on ju, ma püüan siiski nagu, see kõlab nii nagu võltsid, kui ma nüüd tagantjärgi ütlesin, aga ma väga armastan oma lapsi, on ju. Ja ma väga tahtsin neid lapsi ja ma siiamaani tahan neid lapsi, on ju. Aga et see nagu ma ei taha ka ära hirmutada, et see on ju tore ja see oli ju põhjus, miks ma neid lapsi tahtsin ja see põhjus ei ole kuskile ära läinud. Et ka nagu seda balanssi loomulikult, et see, et kui ma ka jagan neid kogemusi, et ikkagi jõuab ka see nagu positiivne kohale, sest et minu eesmärk ei ole mitte jagada kogemusi selleks, et inimesed väldiksid laste saamist, on ju. Siis see paindlikkus on ka ikkagi, et mul on nii kahju tegelikult, et selle vastu ei ole mitte midagi teha, et on ameteid, kus sa müüd oma kohalolekut. Õpetaja, tuletõrjuja, arst, neid on lihtsalt tohutult palju, kus sa oled isegi haritud väga kõrgelt tipptasemel spetsialist, aga mitte midagi muud ei ole teha, sa pead olema kohal, et see töö ära teha. Et kui nagu vähegi on võimalik ka sellistesse töökohtadesse luua neid võimalusi, kus on ka teatud paindlikkus olemas, et jagada tööülesandeid nii, et küll nagu näiteks ma ei tea, 70% sinu tööst on patsientidega, aga 30% on võib-olla mingi administratiivsem või mis iganes ta siis on, et natukenegi ka neile inimestele pakkuda seda võimalust paindlikku tööaega tunnetada, kes põhiliselt peavad olema kohal. Jah, et need on nagu põhilised, et ma ei kujuta täna enam ette, et ma töötaksin kohas, kus ei ole olemas paindlikkust, on ju. Kas ma võin ühe meenutada, mida Silja sa ütlesid kuskil jutu sees, mis oli nagu kuldne? See, et kui sa ütled tööandjale, et sa oled rase, sa lähed nüüd lapsepuhkusele, et tööandja esimene lause on palju õnne. See on siuke nagu kõigist neist, see kõik teised järgnevad sellele, et ta nagu see ja ma arvan, et need, kellel see ei ole esimene reaktsioon, see on tegelikult õpitav, et nagu see on see, kui sa tahad seda keskkonda luua. Ja see sama, mis ma ennem ka rääkisin, et selline nagu lihtsalt, et inimesed võivad rääkida oma enda elust ja tuua seda elu nagu tööle ka, et mul on ka olemas selline kogemus, kus oli väga ametlik õhkkond töö juures ja ma pean ütlema, et ma naudin seda avatumat õhkkonda kõvasti rohkem. Ja see selgelt nagu väga paljud ettevõtted liiguvad selles suunas, selle avatuma õhkkonna suunas, et seda on väga kihvt näha. Ma ise veel paneks siia lõppu sellise nagu ümberraamimise nagu harjumuse, et kui sa Silja ütlesid ka, et sa ei taha nendest asjadest rääkida, et mitte inimesi nagu ära hirmutada, et aga ongi, reaalsus ongi, vahepeal on raske ja vahepeal asjad juhtuvad, on ju. Siis, et ma arvan, väga huvitav on nagu mõelda nendest asjadest kui väljakutsetest, et kunagi keegi ütles, ma ei mäleta kelle kohta, keegi väga kogenud inimene ütles, et tema ei vihasta asjade peale, ta üllatub. Ja see on nagu, ma arvan, nagu hea, et mitte nagu vihastada asjade peale või olla õnnetu asjade pärast, vaid nagu vaadata, kui sa vaatad seda kui väljakutset, see ei ole alati lihtne. See tundub nii lihtne, kui ma seda ütlen, on ju. Aga kui sa nagu vaatad seda väljakutsena, et kuidas ma need tööeesmärgid tehtud saan samal ajal, kui et olla nagu kõikidel kontsertitel ja etendustel ka nagu kohal on. Et kui seda väljakutsena vaadata, see on hoopis nagu teissugune asi või et mul ei laps nüüd haigeks, et see ei ole nagu katastroof, aga pigem, et nüüd mul on võimalus rohkem temaga aega koos veeta, on ju. Ja teised ülejäänud tiim saab samamoodi mõelda sellest, kui nüüd seda ühte inimest ei ole, et see on nagu mingisugune
see on Chaos Monkey eksperiment on ju, et noh, kas me saame hakkama, kuidas me peame teistmoodi organiseerima, et midagi seisma ei jääks, on ju. Aga noh, ja ma arvan, et selgus on ka hästi hea. Et sellest alati, sorry, ütle lõpuks. Et ühesõnaga, et see selgus võib olla ka, et mis need reeglid on, et eriti olukorras, kus võib-olla kogu ettevõte ei ole harjunud näiteks paindliku tööajaga või kus see nagu ettevõtte jaoks on ka uus natuke, et keegi tuli oma nõudmiste ja vajadustega, on ju. Et siis, et selleks kogu ettevõttele nagu teada, mis need reeglid siis on, kuidas me käitume, kui keegi jääb haigeks, kui keegi ei tule, kui kellelgi on seesama kontsert, et mida me teeme. See on vist teatud ettevõtetes on see nagu eriti suur väljakutse, noh, et kui me võtame selle Omniva näite ja noh, Martin on ka seda Omniva näidet vahel toonud, et see on nagu mitmetahuline organisatsioon, et ühelt poolt sul on inimesed, kes peavad olema kohal, noh, pangad on teine täpselt samamoodi. On suur hulk inimesi, kes peavad olema kohal ja siis on nagu see IT-tiim, kes teeb hästi oma vaba graafikut ja alati ei ole olemas nagu samas rütmis vähemalt ei ole olemas. Et siin on ka nagu, mul ei ole mingit head soovitust, aga võib-olla lihtsalt nagu teadvustada endale, et tegelikult inimesed elavad erinevates rütmides, kas siis selle tõttu, et nende töö olemus on teistsugune või selle tõttu, et neil on kodus lapsed, kes seda kuidagi suunavad. No ja siin tulevadki mängu need asjad, et kui see nagu päris ettevõtte juhi tasandilt nagu vaatad asja, siis tal ongi väga raske anda nagu ütleme, lubada väga avalikult väga paindlikke asju, samas kus sul on näiteks eesliini töötajad, kellel kindlasti ei ole seda paindlikkust või kui ta seda teeb, siis see peab olema väga hästi kommunikeeritud selliselt, et see ongi tööülesannetest sõltuv, kui tööülesanded võimaldavad ja niisugused asjad. Ja noh, ilmselt lõpuks on ka see, et ära siis diskrimineeri, et kui ongi niimoodi, et on 5 ühesugusel ametil töötavat inimest ja ainult ühele võimaldatakse paindlikkust, sest see on spetsiifiliselt mingi asjaga seotud, siis noh, kui teised tunnevad, et nemad ei saa samaväärset paindlikkust, kui nad seda küsivad, et siis see kindlasti on probleem, et see on see sama, kus ma ütlesin, et see peaks nagu olema ka selge, mis need reeglid on. Et sa ei saa nagu öelda, et sina pead, sina ei pea. Ja, et kui meil on paindlik tööaeg lapsevanematele, et siis peaks tegelikult teistele ka olema, kellel see võimalik on. Kui tööülesanded on samad, on ju. Ja, just. Et päriselt diskrimineerimist siis ei tohikski olla, on ju. Just. Nii, aga aitäh Silja meile külla tulemast, oli väga põnev vestlus, ma loodan, et ka meie kuulajad, kes selle teema tõstatasid, said enda jaoks midagi uut ja huvitavat teada. Et see on kindlasti selline, noh, võib-olla algoritmile natuke võõras teema, kuna nagu me siin täna nägime, me kaldusime väga palju tehnoloogiasse ja võib-olla sellest Bolti andmeanalüütika poolest tahaks veelgi rääkida millalgi. Me oleme Bolti Fraudi tiimist rääkinud mõni aeg tagasi ja see oli väga põnev vestlus. Et mida rohkem ma sinna orgi sisse näen, seda huvitavamaks see muutub, sellepärast, et noh, muidu see on selline must kast, et on äge, et pakuvad teenust, aga kui keeruline see maailm seal taga on, seda tavaliselt ei näe ja mul on hea meel, et meil on olnud mitmeid külalisi, kes aitavad seda musta kasti avada, tükikesi sealt välja võtta. Aga aitäh ka Eerik sulle, aitäh meie kuulajatele ja jääme taas kuulmiseni uuele nädalal. Aitäh!